Mina ise ei kuule. Hingame sügavalt sisse välja ja 3 korda. Senikaua siis kindlasti tuleb teil keegi istub ka lihtsalt saali, kes kaugemalt kiilub ja vaatab, mis siin nüüd toimub. Üks power tänasesse õhtu saab olema. Ma olen Maarja Holter, naeratuse miljonär, kes siis andis välja esimese raamatu ja täna on teine esitlus. Ja minu küsitlejaks Sirje Holter, kohe ma sammun ka tema poole, aga enne seda, seal ikka, kui raamatus on mõned luuleread, siis mõni on ikka pähe ka jäänud, sest 7 aastaga kokkupanne raamat, pool aastat aktiivset tööd. Täna on see seal näha. Tulin minna linna, Tallinna ja siis kõik hakkas juhtuma. Üle punaste vaipade arvasin ma, kõik selgub õige pea. Kõnnin rõõmsalt rahva seas, tegemist pole reklaamvideoga, vaid päriselt Maarja eluga. Kõrtsu seegeldades teiste seas, vahel viskan ka mütsid peast. Nime, mõni müts on möödud, oleme jäi talune. Oi, üks sai lõuga, toore jõuga, tõttasin appi valuga. Eemal kiirabi, toimetab ühe naisega. Kõik üks klient korraga. Noormees küsib, et Maarja, kas sa oled kaine? Ja, vastasin ma, sõitsime siis EMO-sse. Ukse taga minu muudkui heegelda. Maarja, me rikkusime ju sinu tööpäeva ära. Kuidas me saame sulle tasuda? Ah jaa, mul pole öömaja. Aga palun, hotell hommikul sööga. Teen asju, mis mind sütitab, hüppab reaalis vette. Paneb mind sest põlema, kõik juhtub ja ilmub mu silme ette. Olen kiire maa, võtan vastu vead. Mul on tuju mega, eriti koos teiega. Teemas on Maarja Holter minu Ennem just siin oli küsimus, et minul on siin teemad ette kirjutatud, et kas ma loen maha, siis ma ütlesin, et osad asjad on paberi peal ja luuletused on need, mis pähe mahuvad. Ma kohe praegu Maarjat näha saime. Nii, Maarja. Raamatu pealkiri on Naeratuse miljonär. Kust sündis sul see nimi ja see bränd? Naeratuse miljonäri bränd tuli sellest, et kui minu armas Boldi kolleeg tuli mu juurde ja ütles, sa oled küll esimene miljonär, kes naeratusest saab kõike, sest neid luusid kuulates sul tuleb kohvi seal, toit seal ja märkamatult ka öömajad, nagu just praegu kuulsite. Ja siis mina mõtlesin, et kuna ma miljonär ei ole, siis ma märkmikusse käsitsi kirjutasin, istusin autosse ja nii, ma siis olen naeratuse miljonär, sest naeratus on meil kõikjal kaasas, naeratus on meil tasuta, naeratus on igas keeles arusaadav ja naeratus on pidavalt nooremaks tegema ka. Ja nimi sealt tuligi, naeratuse miljonär, hakkasin seda siis töötama edasi, lõpuks tegi kodulehe ja siis mis mul on sotsiaalmeedia kõik naeratuse miljonär. Järjest ja mul oli kunagi OÜ J Factory oli pärlite tehas ja minu eks ütles, et kuule, muuda see ka ära, mis on siin üle looted pane, see ka naeratuse miljonär OÜ, siis oled eriti tegija. Jah, seda J Factory me tegime ju koos sinuga, kui me olime ka jääni soovitusturunduses ja kui raha tuli, oli vaja osaühingut ja mütside tegemisel oli meil vaja ju kaardimaksaaparaati, oli vaja olema osaühingu tehtud, et sealt nagu iga inimese teekond algabki. Nii, äkki räägid selle seiga, mis just hambaarsti juures juhtus sul seoses naeratuse miljonäri? No see on nüüd küll väga värske lugu, mis läheb teise raamatusse. Siin saalis on kolleeg Endel, kes ütles ka, et võiksid ju selle naeratuse miljonäri loo või naeratuse hambaarsti loo panna järgmisse raamatusse. Jah, kuulsite õigesti, et tuleb järgmine raamat ka, aga ma lähen hambaarsti juurde, et siis nagu, me kõik käime ikkagi ilusamaks või parandame mingit kohta, mida veel paremaks muuta.
ja läksin hambaarsti juurde, jumala lahe, ta oli kestrahvas. Teate, mis see, nagu teadses, ma tegin selle raamatu ära, noh, selle naeratuse miljonäri raamatu. Küsis paari lausega, mis seal on, mis seal sees on, ja mõtlesin, noh, need juhilood ja siuksed ägedad positiivsed seigad inimestest ja mõned on läinud luulesse ka. Teate, teeme selle nüüd ilusamaks ja ma ostan selle. Ta ostis selle ära, ma küsisin, kas musitempel läheb sisse ja siis sotsiaalmeedias ma olen näidanud neid musitempleid, kas musitempel läheb sisse, ütles jaa ja jätsin selle siis hambaarsti Viimsi jätsin sinna laua peale, nii et kõigile vaatamiseks ma usun, et kõik, kes panustavad oma hammastesse, see pidavat õnne tooma ja rõva kätt. Ja meie tervis hakkab hammastest. Nii, siis ma tahtsin küsida selle koolipingist, sa nagu tulid sealt praegu. Ja ma isegi seostaks selle ära sinu selle sõnaga ka hübriid. Kuidas sa oled hübriid, kui sa liigud, kõik ütlevad, et Maarja nii palju energiat, kust ta võtab. Siis ma ütlesin Maarja, et vasta kõigile, et sa oled hübriid. Ja mis see hübriid siis tähendab? Ja koolipingist just sellepärast, et koolis meeldis sulle kõige rohkem just kehaline kasvatus, sa esindasid koolis kogu aeg, on ju, kooli võistlustel, et need kaks nagu liiga lähevad kokku. Räägi sellest hübriidist. Kui ma liigun, siis ma laen ja ma seisan, siis ma kasutan. Siis mõnel nagu tundubki nagu ülevoolav sellega, et noh, ma olen ju olnud näiteks autos, noh, mul on olnud ka hübriidauto, millest võimendatud see lugu, et kui ma seal olin vaikuses, ma tihti panin raadio lausa kinni, ma olin vaikuses ja kui ma nägin tänaval mõnda inimest, ja siis ma olin tema jaoks ülevoolav, aga enda jaoks, mis ma tänan, mis mõttes ülevoolav, mul on seal nii palju rääkida, mõtlen, mis ma kõik mõtlesin seal autos ja ma viin selle ja selle asja ellu ja seda siis nimetadagi hübriidelu, kus ma tegelikult ju laen ennast mõnusasti ära seal sõiduga või siit kõndides siia, et ma olen valmis teie ees esinema. Sealt see sõna tuleb ja muidugi sina ütlesid selle sõna, see on nagu hübriid. Sest et sa ütlesid, et kõik ütlevad, ma olen nii aktiivsest täis, ma ütlesin, et sa oled hübriid, kes liigub seal aeg ja sealt see energia tuleb. Nii, järgmine asi. Miks sa seda üldse, mida seesama sinu raamat, et miks me seda üldse teeme, see, miks sa nagu käid ringi ja räägid inimestele head, on ju, südamerahu pärast. Ja sealt tuli ka see sõna selgendaja, et järgmine asi, mida sa võid seletada, et seda on ka sulle ka nina nipsu peale lisatud ja ninale hõõrutud, on ju, me guugeldasime seda sõna, aga see tulebki nagu selle, kuidas iga inimene jõuaks südamerahusse iseenda tegevustes ja see selgendaja, mis see on? Kõigepealt ma tahan eelmisest esitlusest Pärnus, mis toimus ühe klipi. Seda raamatut ei oleks, kui ma ei oleks mina, et nagu võtta ennast kokku ja kirjutada need head. Ja eelmisest esitlusest samamoodi Maarja, sinu poole on nii palju pritsitud nagu negatiivset ja mida ma olen teinud? Ma olen lihtsalt naeratanud ja see töötab ja sama see selgendaja. Ma ütlesin õele, et tule, lähme siia Pirita jõe äärde, lähme jalutama, meil on vaja sind praegu näha. Ei, mina tahan sind ka näha, see on niisugune vanem olen, me oleme koos kasvataja veel. Et lähme Pirita jõe äärde, tead, ma õppisin midagi juurde, iga kord kui midagi ütlesin, mul on nagu, ma õppisin enda näidata, mida praktiseerida siin. Ma olen tervendaja, mõtle ise oma kätega, veid nii ja naa, näitasin mingit nippe, mis ma just kuskilt olin kuulnud, vaatad, kas töötab. See on mingi tervendaja, sa oled selgendaja, vaatab lihtsalt veevoolu ja vaatab, kui ilus on seda vaadata. Sa oled selgendaja, guugeldame. Silja on kõva Google ka, mul on Google'is. Ei ole mitte midagi. Ja selgendaja on siis see, et tõstan inimeste energia ülesse. See on see, kus ma nüüd seistes kasutan seda kogu pauga. Tõstan inimeste energia ülesse, siis on neil lihtsam minu poole avada enda valukohad. Läbi enda valukohtadega selgendan ma inimesi ja nad päriselt on 10 tasustatud tööl juba niimoodi, et ma olen nagu reaalselt selgendaja ja inimesed on usaldanud. Tänaseks kolinud püüd siis inimestele, Tallinna inimestele siis lähemale ja see on nii tore, kui nad tulevad minu külla ja siis sellest kujuneb 3 tunnine vestlus ja nad lendavad sealt ära ja kirjutavad mulle pikki tagasisidet ja uude raamatusse lähevad ja selgendusse ja tagasi ka. Siin on mõned üksid. Et selgendaja ehk inimene, kes kohtub, siis pärast
Google'is tuli siis see, et selgendaja on mingi aine, mis pannakse vette, vesi oleks selge. Rohkem saab olnud. Nii et me saaksime asjad selgemaks. Nii. Järgmine teema. Tulevad rakud, rakudisko, toitumine, hapnid, sellised teemad. Sulle on palju öeldud, et Maarja, kas saab purjus? Räägi sellest. Vabandage, mida te tarbinud olete? Ma olen õnnest joostanud. Õppisin ühe lause selgeks. Maarja, kuule nagu tegelikult ka mida sa praegu jõid? See on mitte midagi nagu, eile sai pruugitud erinevad jooki, isegi vett. Lähed kõrtsu seegeldades teie seast. Tõesti käed, kes on teadlikud selles, et ma olen kõrtsus päriselt käinud purgimütse müümas nagu jah, et mõni memme, tuleb juba käed, väga hea. Ja siis see oli see koht, kus tulid ka inimesed, kes siis ostid mütsi ja, aga vabandage, mis ma teile osta võiksin. Ütlesin, tahad sõnumile. Ja ma olen saanud sellise lause. Nii odav. Ja siis ma jälle naeratasin selle peale. Ja jäin mõttesse. Ahah, odav. Ma mõtlen ka hästi, kui odavalt me isendaga siis läbi saame. Mõtled niipidi. Ja see, kuidas tema nagu vabandage väga matslikult nagu ütles, siis see tuli ju tema seest. Nii et see on tema hingevaade, mitte minu hingevaade. Mina ikkagi järgmine palun ja see mitsi soovid. Ma saan pangakaardiga kaasa maksta nii kaua, kui aga suutis pinni panna nii kaua, ma neid purgivitsi kõrtsus müüsin. Ja koju läksin mina rahakatakaga, ilmselgelt oli 2 lasteaia ära toita ja teised siis olid järgmine päev pidasid pohmakalt, mina juubeldasin, et jess, läheks päris hästi. Jah, et ühe korra me käisime seal Pärnus, mis iganes suur festival oli ja siis me ütlesime, tahame autot siia ära parkida ja siis öeldagi, et tüdrukud olete purjus, ei saa sõita. Aga lihtsalt, kui sul on rakud appiku täis, siis on nii lõgus olla lihtsalt. Seda teab hästi veel rääkida siin inimesed, kes kehadega tegelevad. Ja selle tegemist oli Weekend festivaliga. Ma olin siis Volt Kuller ja Voldi esindaja. Ma olin nagu Top Kuller, kes teab tooma toidu praegu siia alale ja siis ma lähen sinna püüdnud, et palun laske mu auto läbi, mul on toit peal, ma pean siit läbi saama. Nagu see power oli nii äge, sest mõelda, kui lähen rannaliivale viitsas süüa, see nagu kogu see süsteem oli nii äge. Ja siis mis mõttes, andke meile need load kätte ja meil on vaja minna. Ja nii oli. Nii. Ja rakkudest veel või sellest, et toitumisest, vaata meil just viimane ütlus oli ka, et kui sa sööd, siis söö kaua, kui sa sööd head toitu, siis aga suul on mingi disko käiba. Ja siis Maarja ütles, et pole värvilist ka, siis on nagu värvimuusika. Räägi oma toitumisest natuke. Täna ma toitun kuulates keha, mida mu keha täna tahab. Kui ta tahab emme, tomati, mahla lihtsalt juua ja jagada see pooleliitrimine kurk sinna 2 korraks päevas, siis vahepeal on teised toidud näiteks. Ma lähen loodusesse, vaatan mida loodusest on, siis ma seon sinna õhääniga hea toitumisest. Kui mõtlemisest saaks kõik täis, see lause on meil ka koos toodetud, sest ma kaunistan oma toitu aastariikselt püüan loodusest panna taldrikule peale selle lõhe ja salati ja aeg-ajalt tahan ma tatart, aeg-ajalt tahan ma viisi, kõike seda, mida ma täna tahan. Ja hästi loominguline. Ja avastasin veel ühest, kui ma pilti teen, siis mu saab juba peaaegu nagu kõht täis, aga kuna siis aeglaselt süües vähe nagu serveerides, siis sa suudad sellega ära tarbida. Ja toiduga on hästi huvitav veel see, et ma ei pea nagu mitte midagi ette mõtlema. Tihtilugu tuleb mul uksest aknast toitu ja ma hakkan sellest midagi veel looma, pluss see, mis loodus annab. Üli vähe, mida see nimi naeratsi midagi vist toimib. Ma lihtsalt võtan vastu. Hästi palju. Ja nii, mis veel? Videokõnet, sa tahtsid midagi rääkida? Jaa, see oli vihje. Kuna see raamat, mida te praegu laual näete ja mõnel on see juba olemas, siis samal ajal paralleelselt ma teen teist raamatut. Ja need lood ju sünnivad ju praegusest hetkest. 3 päeva tagasi ma teadsin, nüüd olen koos lavale. Selge, mul on vaja nüüd midagi kirjutada ka õele. Vaatan, kumbab teid. Äkki sa hoiad mikrofoni? Ma
siis ma jään, jah, väga hea, koos. Nii keerame nii. Ja siis ma nagu kirjutasin mingisugused read, mida ma vahepeal vaadata saali ja need siis sündisid just nüüd. Need ma panen sinna järgmist. Saab nii. Kui sina midagi ütled, ükskõik kes sa oled siin saalis ja see justkui sobitub mu eluteedel, usu mind, olen praktik. Küll proovin järele. Kui miski käib vastu karva, mida juhtub minuga harva, tea, et jätab pooleli mõttes või telepaatiliselt, võib-olla ütlen midagi sosistades, sel hetkel pole ma enam jutukas, lausun paari lausega ja lahkun olukorrast viisakalt. Laulan, kirjutan enda seest välja, laulan peale uued ideed, mida hoopis nüüd soovin teha. See olen mina. Solvuda saame vaid enda peale ja võime kaotada oma vinge elutahte. Minu sees on piisavalt elujanu, just elujanu, täis tänu aega. Kasutage seda aega isegi siis, kui olen siin laval koos oma õega. Täna ma tean, see, mida soovid mulle, soovid ka ise kogeda, valid oma viisi ja oma tempo. Sinu sees on palju anda ja siin täidame koos ühe mõlema unistuse. Mäletame, Kiviraidur Roka, kes mäletab? Kuidas küll jänesed saavad seal pildiga helistada? Tahame ka, olime siis ju väikesed, see toimib täna. Sina ja mina, kui olime kauem aega eemal üksteisest, siis saamegi pildiga helistada, isegi kui oleme teispool maakera. Unistage suuremalt, julgege liikuda, tehke ajaruumi ja märkate, teid tabavad uued vahvad olukorrad. Iga päev koge uut. Mine näiteks teist kaudu tööle. Elamine ongi üks suur ime. Aitäh, suur õde, jätkame. Iga tahes. Mul on ka raamatus on ainult see järjehoidjana, et selle koha peal, kus algab Silja Holter. Aga mingi 5-6 korda olin ma siin sees ja mul on see läbi loetud raamat ja mul on põhimõtteliselt iga lehe peale midagi kirjutatud. Noh, taipamine või midagi. Ja aga mis ma raamatust, kui ma lugesin, siis ma avastasin, et mingi 5-6 korda oli raamatus nagu selline lehekülg, nagu mis sobiks raamatu esileheküljeks. Ja siis ma mõtlesingi, et Maarja Naati lause, et igal hommikul sa saad käed otsustada, mis oleku ja tujuga sa tänasel päeval nagu vastu lähed ja nagu oma elu, noh, igal hommikul nagu alustada niimoodi, kuidas sul selle kohta midagi öelda. Selles raamatus ma tundsin selle nii hästi ära. Jälle nagu esimene lehekülg, see on nagu Maarja iga päev on uut laadi või. Mis ma täna teen, sul on niimoodi äkki. Mis ma täna teen? Tere hommikust maailm, jah, hommikul, kui ma tõusen, et iga päev on õnnelik olemuse päev, palgapäev, pidupäev. Täna on lihtsalt topelt pidupäev, sellepärast, et see on tõesti pidu ja kui me oleme siin lava. Iga päev võivad olla kaamerad. Punase vaiba ma võtsin ise kaasa. Ja see, et uinun heade mõtetega, tõusen hea tujuga, ei olnud siin raamatus, pane järgmisse. Ja see töötab ja kui ma teen TikTok live, siis TikTok live'is ma alati kasutan seda, et ma nüüd lähen, hea tööd kõigile, et kell on tõesti juba palju, paneme live'i kinni, ma lähen ka magama. Aga ärge unustage seda, uinume heade mõtetega, tõusen hea tujuga. TikTok live'i ajal tuli täiesti spontaanselt niimoodi, et rahvas ütles mulle, et rändame ringi oma teed, astud sammud taha teed, kõik. Ja siis mina panen, rändame ringi oma teed, astud sammud taha teed, õnnes sulle jagana läbi naeratustega. Rändame ringi oma teed, astud sammud taha teed, rõõmu sulle jagana läbi lepitustega. Õnne kahe sinu sees, rändame ringi oma
aastat sammud tahad veel. ja minu käest on küsitud, millest on see raamat ja mina alati vastan, et see raamat on sellest, kuidas maailm on sulle öeldud, tänaseks Maarjale öeldud, et milline sa oled, kes sa oled ja see raamat on sellest, kuidas nüüd vabaneda sellest, mis sulle on öeldud, kes sa oled ja kui sa, et Maarja, sa ei oska laulda, Maarja, sa ei oska riime seada ja kas ta ei osanud laulda? Laulis ja luuletused, mis on täiesti, ma olen kuulnud neid lauludest, neid luuletusi ja nüüd ma loen siit, nad annavad täiesti uued tähendused, kui sa loed või sa kuulad seda. Aga lihtsalt see, et see raamat on sellest, et ära kuula, mis sulle öeldakse, kes sa oled, vaid ehita ennast ise. Just täpselt nii see ongi. Minu rõõmsameelsus püsibki minu sees päris nagu ehedana, et sa oled selles voolus, kus sa liigud ja oled. Ja see, mida inimesed ütlevad, siis ma olen õppinud ühe lause selgeks veel. Tore, mis sa näitad, mis su sees on, aga mina sellega ei tegele, tead, mul siin on päris põnevad plaanid veel, ma lähen täidan neid ja Just. Nii, ärimeestele, ärinaistele midagi öelda raha maitse kohta ja teine, et pidev enesemüük ja reklaam, kuidas sa nende vastu oled nagu põmminud? Minu missi on põmmida. Raha teemaga olen ma siis aru saanud, et rääkida saab igaühega, nii ärimehega kui ka koermehega. Mina olen alati öelnud, et kui sa kõval häälel räägid kellegist taga ja ta tuleb sul selja tagant niimoodi, sa oled mingi aatrumis kuskil poes, nelissin raamaturiiulite vahel ja sa räägid kellegi teist. Vahet ei ole, et kellest sa räägid, on ärimees või on ta lihtsalt koermehe või kuskil. Ja alati rääkige neist head. Head just, kui ta tuleb sul selja tagant ja koputab sulle õla peale. Maarja, minust räägid või? Ja vot see on energia tõstmine ja kui sa hoiad raha on energia on raha ja sellest ma tahaksin juba lausa kirjutada, juba kohe praegu, ma jookseks praegu koju ja hakkaks kirjutama, kui läheks vaikusesse, siis vaikuses ma kirjutan. Raha mulle meeldib, raha armastab meid kõiki. Naeratuse miljonäri nime saad igaüks kanda, absoluutselt, see ei ole ära patenteeritud, see, mina alati ütlen, tule ja loome koos. Lastelaagris me olime kõik naeratuse miljonärid ja sama teema on ka rahaga. Täna ma liigun niimoodi ringi, et kõik on olemas, kõik on valmis, kõik on minu jaoks täiesti parasjagu ja ajaruumi ma teengi ainult siis selle vastuvõtmisele, nii rahale, olukordadele, asjadele, situatsioonidele ja see töötab. Ja sellega ma võib-olla olengi eeskuju, et ega mina ei tea. Hakkad reisile minema, tahad sinna Palangale hirmsasti, tahtsin 7-kohalise autoga Palangale minna ja rääkisin sõpradega, tule sina ka kaasa, mul on nagu 6 kohta veel. Ja natukese aja pärast lendasin ma kuhu Pali saarele, küsisin vähe. Ega minul raha ei olnud. Ma mäletan, sinu lasteisa kenasti ütles mulle, Maarja, kuhu sa lähed 300 euroga? Ma ei tea, Pali saarele. Käidud. Aga just selle enesereklaami koha pealt, vaata, kuidas kogu aeg sai öeldud, et mida sa kogu aeg räägid, miks sa kogu aeg müüd, vaata. Aga tegelikult see enesereklaam ja oma toodete müük, vaata just see mingi viimase nädalaga me siin mõtlesime välja. Iga kord, kui sa seda ütled, siis sa avad nagu akna ja ukse iseenda sisse, et see inimene, kellega sa räägid, ka teab, millega sinu poole pöörda, eks. Seda võiks nagu iga inimene kogu aeg teha. Ameerikas on see täiesti tavaline, kui sa lähed seltskonnas tänava, teavad kõik, et hambaarst oli seltskonnas ja saad tema juurde minna hambaid ravima. Et sama mõttes, et inimestega ka, et me avame nagu uksi ja aknaid enda sisse, kui sa tegeled ennast müüda. Mulle on tundnud, et ma olen hästi palju energiat kasutanud kurjus inimeste seltskonnas, kus ma räägin ja nad ei mäleta järgmised on mitte midagi, siis ma hakkasin paluma, et palun mulle näitajaid, palun mulle inimesi, palun mulle kohti, kus ma saan. Ja siis ma avastasin hoopis, et ma võin tundide viisis endaga üksinda olla ja laulda ja tantsida ja kirjutada ja raamat sündiski vaikuses rohkem olemistega. Et ma ei tea kedagi maha, jumal eest, kõik võivad südada ja nasutada. Muidugi ma armastan kultuurset veini juua, see absoluutselt ma ei välista seda.
aga just see, et kuhu me oma energiat paneme ja see enesemüük, ma olen kogu aeg endast rääkinud, sealsest Raul Koonel, kõik ootaksid nurga taga, kui mina avan suu, siis jumala eest, nagu ma kõval häälel välja öelnud unistused siiamaani on need kõik järjest täitunud. Mul istuvad siin saalis sugulased, kes teavad mind ju lapsepõlvest saati, Nuku tema vaikselt vaikne hiireka kuskilt tuleb, läheb ja tänaseks juba teeb. Et seoses kooli, ma räägiks selle koolipingi loo ka ära. See on sinu plaan, et kuule, võta ikka see punane vaip kaasa on ja et see koolipink ja siis need ühitada nagu. Minu esinemise hirm tuleb koolist. Tuli. Nüüd võiks öelda. Ma läksin praeguste õpilaste ette esinema. Direktor vahetanud õpilased on ju minust 40-35 aastat nooremad seal kõik on ja kõik on saalis ja mul oli üks palve, et mul on üks luuletus kättemaks Leelo Tungalt. Vaadake, guugeldina ma täna seda enam ei loe, ma loen oma luuletusi. See luuletus, ma alustasin saali keskelt, kõndisin paar trepiastet laval lugesin seda luuletust, ise tegelikult veel värisedes, sealt mul sellest sama lava pealt see hirm tuli. Ja ma lükkasin siis punase vaiba maha ja tegin siis, ma panen korra käega nii. Nüüd ma olen valmis ja 90 õpilast plaksutas mulle ja lõpus ütles korrata. Jooksis külli ligi mööda selga lihtsalt alla. Minge juurpõhjuse juurde, ükskõik mis teete enam nagu kriitipselt seest, mis teeb haiget, mida sa tahad, see on hirm. Minge juurpõhjuse juurde. Ja siit tuleb edasi meil see ettekujutamine, kuidas sa läbi elad kõike enne, et kuidas sa unistad, sa nagu selgelt kõike see, mida sa tegelikult seal laupa kooli ütleme, laval tegid, mitu korda sa tegelikult sa enne seda läbi mängisid veel seda ju issand jumal mitmeid aastaid ja lihtsalt see ettekujutamine ka nende, kuidas sa mingile reisile lähed, kui sa mingi auto saad, kui sa kohtad mingite inimestega, et räägi sellest ettekujutamisest natukene. Ma kohe tahaks silmad kinni panna ja siin saalis on üks inimene, kes ütles mulle, et Maarja, sa oled tuleviku energia maaletooja. Kõik need vestlused, mida ma olen sinu suust kuulnud, sa lihtsalt viid täide. Ma olen ka see, kes mitte ainult piltides ei näe, vaid see, kes ka julgeb. Enne kui mul midagi käes ei ole, siis mina ütlen selle kõva hääle välja. Sest ma tunnen, et see on see, mida kõik ütlevad, et nii tohi teha. Ja ma teen alati midagi pärast risti vastupidi. Et mis mõttes ei tohi ära oma unistusest jumala eest räägi, et siin ei lähe välja. Kui ma tahan Palangale minna, siis Kollisaaret, see on ikka hea näide. Aasta 2025 ma annan raamatu välja, ma rääkisin, tutvutasin terve linnakat täitsa, et ma annan raamatu välja. Tegelikult elu ei andnud, kui oli aasta algus. 2025 ma niimoodi soovisin ja unistasin, et nagu 2025 välismaa reis, soojamaa reis, no ei ole. Tänaseks, kui kõik hästi läheb 25. novembril istun lennuki peale ja sõidan Vietnamisse, piisavalt tehtud. Ja kõik on võimalik, kui sa nagu väga tugevad soovid ja minu eesmärk on ikkagi, et julgega kõvad häälel rääkida, leidke need inimesed, leidke need soojad kohad, kus te saate ennast avada, tunnetage oma inimesi, et näiteks kolleeg Endel on siin ja ma küsisin, et kuidas me nimega võinsid siia panna, et ütles, et pane see tervini ka sinna. Ühesõnaga, Endel Rõuk on siin kenasti raamatus. Emale ma olen rääginud sellise lause, et see on tema võib rääkida. Ma räägin sellest tühjaks, ta ütleb 2 lauset ja mina juba lähen. Ja see oli minul ka, et saaks inimesega rääkida, et ta ei katkestaksid ära ja jagaks ka õpetada. Reisimistega seoses ma su raamatus kirjutasin. Siuke asi on huvitav, et olemusi, elamusi, tulemusi, kogemusi. Aga ma tegin need sõnad lahti. Et noh, need, kellega sa lähed reisima ja kellega sa koos oled, et olemusi, tulemusi, minemusi, kogemusi, elamusi. Ja tegelikult kõiki neid asju, mida sa ju räägid oma neid. Ja need, et ka neid unistusi, mida sa laiali räägid, tegelikult see unistus on ju sul südames nii kindel. Ja sellepärast sul ongi hea rääkida. Ja sellepärast sa räägid ka teistele, et tunnetega seda sama. Ja siis need olemusi, elamusi, tulemusi,
kutsud inimesi samasse heasse tundesse, nagu sa ise oled. ja ma ruttu lõpetan siis, kui mul on endal natukene enda sees kriiks. Sest siis ma vaikusesse torman, lainete häält kuulan ja laulan maha, mis ma täna ei taha ja sõna otseses, kuidas ma nüüd tahan. Ja siis ma tulen uuesti rahvadega. Kui ma vahepeal olen orkidid karvunud, lennule siili seletanud, see on täitsa okei, kui ma jumal teab seda. Ta ei ole metsas, vaid ta lihtsalt on ise ajas või näitab. Ja, et nende lauludega ka, et mina tean, see aasta on see AI kõvasti siia tulnud, ja Maarja oma luuletused on lauludesse saanud, et siin raamatus on QR-koodidega. Jah, mina lugesin selle läbi, kuulasin ka neid laule, mõnede puhul hakkab kõrvad jooksma ühte teist, eks ole, kui algusaasta laulud. Aga just see, ei no see, et kui ma tahan, siis ma laulan karaoket ja kui ma tahan, siis ma improviseerin ja kõik see on looming. Aga need AI laulud on ka väga ägedalt nagu välja tulnud ja selle peale ka sul ju algul pahad, et mis sa siin rikud muusikaturgu. Aga AI-ga on see, et kõik, mis sa seal teed, kuulub igale ühele endale. Aga kuidas sa sündisid need AI laulud? Raamatus ei ole ühtegi teksti AI-ga teadmiseks teile. Tõestada ma seda ei saa, aga minu süda on selle koha pealt puhas. Ma hakkasin kõigile ju kõval häälel rääkima, ma annan neile raamatu luuletustega. Ja siis ilmusid välja 1, 2, 3 sõpra, saada ka neid, nemad teevad mingeid laule, muides iga lauluga on töötatud 10 korda neid ringi. Ja siis üks sõber tegi lausa minust endast loo, et naeratuse miljonär rõõmud teile jagab, vette ta hüppab ja siuksed asju. Ja siis mõtlesin, okei, QR-koodiga, pole raamatuga seotud, aga QR-koodidega viskab sinna YouTube'i. Ja nende algusaastate lauludega, kuna ma olen praktik, siis ja 10 sammu unistuste poole alustada tuleb ju praktiseerimisest. Põrud on ja ükskord ikka õnnestub. Põrud veel, ikkagi ükskord õnnestub on ja eluks see laul on ju päris hea, mis on nüüd AI-ga, aga samas ma oskan seda ise ka laulda, et ma käisin ühes vallas esinemas. Ma valdades ja koolides ennegi nüüd juba käinud tänu selle nimele on ja inspiratsiooni jagamas ja siis hakkad eluks see laul nagu regivärsina ja mõtles, et kaasa laulma, oi see oli mõistunne. Need on oma sõnad oma peas. Ja et selles mõttes ma liifin teie nähes. Ega siin muud versiooni ei olegi, kuidas ma kasvan siis. Nagu, jah, ma tõestan seda endale, aga tore, kui ma saan nagu tagasisidet. Siin raamatus on ka tagasisidet inimestelt minu kohta, aga need põrkavad ka neile. Ja siis ma kannan seda soovust väikest palju rohkem, mis ma seal olen. Ja mul on siin soojuste päikeste teine sinu liikumisel. Mina siin audiokõndi teen või üldse, kui sa välja lähed liikuma, et kuidas see, nagu et meie puusad pidid olema seotud lõualuudega, et kui puusad on lahti, siis inimene julgeb ka ennast väljendada paremini. Et mis, ma ei tea siis, füüsilist aktiivsust sa teed või kuidas sa äratad oma keha? Kuidas on? Aga kui sa mõne püsti, teeme tervet. Kuna see vaibale, kes on julgemad? Lühike ja lihtne. Natuke meeldutud seda Almeri andjut, et ma nägin video, kui ma midagi näen, siis ma kohe tahan teha. Ja siis alustame siit katsutamisega. Otsa eest. No see on tavaliselt hommikuti ja kui ma olen
minu meelest teed sellist asja, kus sa kõik ei vaata, tead, armastage enda käe, aitäh. Võiksime õiged, jah. Ega see ongi, seda võib teha keset tööpäeva, et kõik oma, no näed, kohe tunnen, kuidas mingi jahedus nagu voolab sinna sisse, lümfid liikuma ja kõik, elu hakkab liikuma. Ja siis ma mäletan meie kadunud lahkunud Anna Jansson ütles sellise asja, et kui Maarja, sa võiksid seal Lennuki vahekoridoris selle katsutamise video ära teha. Ja siis ma mõtlesin, et ma võtan nüüd julguse kokku, teate, ma arvan 10 lendu teinud ja ma ei ole julgenud seda veel teha. Ma kogun ennast ka, aga idee on ülikõva, onju. Siis teed selle katsutamise video, lased selle üles filmida ja samas sa oled lennukis, onju. Siis mõned inimesed võib-olla vaatavad või mida iganes, et see on natuke ebameeldiv ja ebamugav ka. Aga ma arvan, et ma võtan selle väljakutse, kui ma teen selle ära. Jaa. Veel mul on üks teema, no mis ongi see iluse naeratus ja see rõõm, et mis sõnumit igale inimesele anda, et kuidas sa alustad vestlust teistega, mingit tegevust, isegi juba mõtlemist, mis olekuse tundes. Ja seoses sellega oligi see, et mina olen käinud koolitustel ja lugen igasugu raamatuid ja kui ma Maarjaga neid asju arutan, siis Maarja ütleb, et ma olen seal iseenda jaoks juba ära teinud, praktikas juba selle asja nagu ära lahendanud. Et mis mina õpin, ma olen juba ära teinud, et siis ma vabastasin, et Maarjal ei olegi nende koolitajate juurde minna, sest et neil ei ole meile midagi anda. Aga see kõik tuleneb sellest, et nagu on sellel doktor David Hopkinson, tal on see sageduste teooria, et kogu maailm on keskmiselt mingi 200 hertsi sagedusel, alla 200 hertsi on kõik sellised nagu rasked ja niinimetatud rasked ja halvad emotsioonid ja kui sa nendes alustad oma tegevusi, siis see on juba algupäraselt kukule määratud tegevused. Nii vestlus, töö, mis iganes looming. Aga Maarja, seesama, sinu see naeratus ja see rõõm, need ongi kõik üle selle 200 hertsi ehk teotahe, rõõm, armastus, sa saad aru, aksepteerid, on ja muideks, nii palju meile räägitakse, et kirjutage tänusid ja tänu ongi 900 hertsi, sellepärast teil hakkabki kõigil hea, sest et tänu on nii kõrge lihtsalt sagedusega ja mina olen matemaatik ja kui ma selle 4 aastat tagasi ära taipasin, kus Maarjaga sikupildis, et mingi värk on, inimesed on mingid erinevatel tasemete erinevast kastidest, kus nad alustavad oma seda tegevust, mingit mõtlemist, mingit suhtlemist, õppimist, toa koristamist. Kas laps alustab toa koristamist sellepärast, et ta oleks rõõmus pärast seda või sellepärast, et keegi käskis ja tekitas teda süüd ja häbi. Ja tänu sellele ma sain aru, et see süü ja häbi on ka täiesti haiguse tasandid, et mida iganes keegi sul tuleb halvasti ütlema, siis ta tuleb sulle meelega haigust soovima, et see on nagu nii kurb. Et sellepärast see, mis sina teed, kuidas alustada üldse päeva ja kõiki toiminguid oma elus, et see täiesti matemaatiliselt tõestatud ka. Esimene asi ikka naeratad. Ja väga pikk lugu muidugi, et see, kui on energia madal, siis mind ennast laeb loodus ja mainisin siin enne ka, et kui ma lähen oma madala energiaga inimeste juurde, ma juba juhin seda ja ma olen ühelt naiseks saanud peegelduse vastu, et kuule, mis toimub. Ma jälle vaikselt lahkusin olukorrast, sest ma sain aru, et ma pean enesega tegelema. Aga kuidas toetada siis inimesi, et kuidas ma üldse ringi liigun? Mina ei tea, ma olen väga avatud suhtleja, et tänagi näiteks WC-s hakkasin minema, mul oli juba piuksu see, no tänapäeva telefoni piuksuga saad ju maksta 50 senti on siin WC-s. Ja sellega on see äge lugu, et kus naine läks ette, lükkas selle mündi sinna sisse, issand, kui tore, ma jooksin ka, ma olen nii äge, et siis oli see ohusõna, mul oli see kohe, et ma teen piuksu tead. Ja juba on suhtlus olemas, juba kontakt olemas. Ja siis tuleb koristaja samal ajal, oodake enne WC-sse ei saa, kui ma panen pabereid. Siis anti ju meile veeaega, see on nagu tihti kõne, kui me olime WC-st ära. Ja siis naisterahvas ütleb, et vaatab mulle silma ja ütles, et jah, mul on täna see raamat esitus, et tulge võtke laua pealt üks pastakas, ma päriselt tahan teile selle pastaka praegu kikkida selle eest, et ma sain tualetti, aga päriselt ma tulen nüüd ka selle. Ja siis ütleb koristaja, nüüd võite WC-sse minna. Käisime WC-s ära, siis ta tuli niimoodi kõndis minu järgi, sain siit koridori pealt veel kätte ja tuli siia ja ütleb, issand, kui lahe raamat. Sõbrannana ma seda kindlasti sooviks jõulukotti panna. Ja siis ta lahkus, ta oli kiire.
no just. Kas meil on täna siin mingisugune aeg või peame lõpetama või? 40 minutit oleme rääkinud. Laseme 5 veel. Laseme 5 veel. Aga noh, et võib-olla tahab keegi teilt küsida, aga ma ütlen siin, mis ma seal lõppu olen kirjutanud, et elus miski muu ei loe kui see, et iseenda heaolust hakkab siis kõik. Ja saali liitus vahepeal inimesi, et rääkisime siin hammastest ja heaolust, ma ei tea, see oli alguse lood on ja siis hammastest ja sellest ju tegelikult päris palju pidavad sõltuma kogu meie tervis, keha, raha on siis olukorrad, kõik asjad, et täna ma tegelen süvitsi sellega ja mul on luuletus sellest hambaarstist tegelikult oli pikem, kui ma veel täna siin ei räägi. Ja Maarjal on seal raamatus ka see lause, et teil kõigil hakkab varsti hea, et see on ka mingis laulus sees ja luuletuses sees. See, mis teeb, ja ma panin veel kirja meile selle, ma ei tea ise, kus see kiht sõna tuli, vaata, et me tegime selle kihti veel topelt, kirjutasin selle ülesse, et kõikvõimsa küllusega iseenesest, iseendale, helgelt hoolivusega, veel võimsama tugevusega tulemas. Kõik, mis teete endale. Kust sind Maarja leida? No, et see miljonär lihtsalt guugelda. Ja kodulehed, Facebooki lehed, Instagrami, TikTok, YouTube, ja raamat on siis see, nagu mina ütlesin, et on mul endal sinna kirjutatud, loen Maarja kogemusi ja kirjutan enda elus samad, nagu sul on see koht, mida sa tundsid sellel hetkel. Sinna kirjutasin igale poole, et see on täielik restart nagu ise enda mõtete ja tunnete jaoks ka igal inimesel, kes selle raamatu omale koju võtab. Et täiesti külgkapi raamat, ma ei tea, miks nii, aga kui sa kirjutad selle täis, siis on vähemalt põhjus seesama raamat uuesti veel osta, sest mõne natukese poole aasta pärast on meie seest kõik muutunud. Ja kust tuleb see lause, teil kõigil hakkab varsti hea, tuleb sellest, et kui ma otsustasin headusega luua head maailma, et headus toodab headust ja kui hakkas see nii kiiresti mulle tagasi tulema ja pendeldama, siis mäletate, kas see oli Arabella Merereeglit ütleb, kus kokk ütleb, ja teil kõigil hakkab varsti halb, paha või noh, kuidagi sükast, ja teil kõigil hakkab varsti paha. Siis ma mõtlesin, see ei saa nii olla ja teil kõigil hakkab varsti hea, et mängige häälega. See töö. Ja vanasõnad teeme uussõnadeks. Vanasõnadest teeme ringi, selles mõttes ringi, et jumala eest, elage vanasõnade järgi, mina kedagi muud märke kui ainult ennast, aga selle esimese raamatu, kui ma trükikotta läksin, tegin ma iseendale, panin siia muisu templi ka, kirjutasin iseendale sellised read. Kallis Maarja, meie naeratuse miljonär, inspireerides end ja end ümbritsejaid, oled ise oma õnne looja ja näitad teekonda, kuidas õnne rajal püsida. Ja minu poolt on tänaseks kõik, kui me saame raamatut soetada, vastakaid, jagan igale raamatule kaasa, järjevaid ka ja muusikempli alati ikka viisakalt küsin, kui ei soovi, ei tee. Ja aitäh, Maarja, et oled. Aitäh, Silja, rääkijad, et oled.